Nii, oleme tunnistajaks siis sellele, kuidas jõulude ajal valmis Kubja tervisespordikeskuse arendamise järjekordne etapp. Meie kaamera silme ees on laiendatud ja parandatud valgustusega sirge, mis viib rolleri rajale. Selle sirge ulatuses on meil siin nüüd lumetootmise süsteem, maa alla paigutatud veetoru ja elektrijuhtmed, nii et me saame lund toota otse rajale, mitte ei pea seda tootma alla staadionile ja siis suurte kulu ja vaevadega siia sirge peale vedama. Et meil on nüüd võimalik külmakraadide olemasolul vähemalt kilomeetrine rada toota mõne päevaga. Peale selle sai projekti raames soetatud teine lumekahur ja uus rajatraktor ning valgustus sai ka alumisele suusastaadionile. Et kui oleks ainult külmakraade, siis on võimalik Kubjal edaspidi suusatada talv läbi. See oli projekt, mida toetas Kultuuriministeerium regionaalsete tervisekeskuste või tervisespordikeskuste arendamise meetmest. Ja see oli maakonna omavalitsuste ühine otsus, et seekord peaks see toetus 120 000 eurot tulema just Kubjale, kuna see on maakonna ilmselt enim kasutatav tervisespordikeskus, kus linna piires inimesi käib palju ja ka praegu siin meie intervjuu tegemise ajal liigub neid pidevalt. Projekti kogumaksumus oli 329 000 eurot. Ja inimesed on selle hea meelega vastu võtnud ja täna oleme siin mitut naeratava näoga suusklejat näinud, kes tunnevad mõnu sellest, et saab jällegi suusatada nagu vanasti. Talispordi harrastamiseks on tegelikult Kubjal tänaseks loodud suurepärased tingimused. See kunstlume tootmise võimekus spordibaasis on kogu kogukonnale hästi suure väärtusega. Et praegult on meil siin Lõuna-Eestis vähemalt on kena talv maha sadanud. Paistab, et metsa lund on, aga kui tegelikult rajamasinaga üle sõita, siis see lumekiht ei ole paraku nii paks, et hetkeprognoosiga on järgmise nädala lõpuni miinuskraadid korralikud, aga kui peaks tulema üks nädalane sulailmalaine, siis on see looduslik lumi meil siin linnas metsa alt suure tõenäosusega kadunud. Ja see tõstabki selle kunstlume väärtust, et kunstlumi on resistentsem ilmastiku tingimustele, vastupidavam tuule ja vihma poolt tekitatud sulamisele. Et me saame oluliselt kauem suusatada selle kunstlume peal. Kunstlume kihi paksus on korralik, meil on kohati üle poole meetri, mõnes üksikus kohas on alla poole meetri, et olemegi võtnud sellise poolemeetrise lumekihi paksuse omal eesmärgiks saada. Et me saame ise teha kodustes tingimustes trenni. Meil on suurusjärk, kes siin Kubja spordibaaris Võru spordikeskuse Võru spordikooli õpilastest treeningutel käivad, on murdmaasuusatajaid, on nimekirjadest circa 70, peatloniste on circa 30, orienteerujaid on peaaegu 30, kes talvel kasutavad suusatamist. Lisaks kahevõistlus on ka Olev-Rootsil 20 õpilast suurusjärk, et kokku võtame selle noorte arvu, siis see on päris korralik number ja kindlasti ei ole harrastajate osakaal väiksem kui nende noorsportlaste osakaal siin suusaradadel liikumas.